välja kahe tegelaskuju iseloomud. See on üsna alguses ja see on see koht, kus tüdruk ja rott on juba omavahel kohtunud. Taustaks veel nii palju, et tüdrukul on allergia loomade vastu ja ta ei saa kunagi endale ühtegi kodulooma, kuigi ta on seda nii kaua tahtnud. Aga siis päkapikk Erki, kellest on üsna vähe juttu ja tema töötab jõuluvana Hugo jaoks, kes on ka päris tegelane tegelikult. Et päkapikk Erki toob talle siis sellise looma, kelle vastu tal ei ole allergiat ja see on rott. Vanemad ei usu, et see rott elab, kuigi ta hingab nagu õhupall, kõht käib sisse välja, on soe. Ja siis aga juhtub üks asi, mida Manni ei oska oodata. Tüdruk pani ühel õhtul rotti magama. Rotil oli pea all 2 sinist patja ja pea suur lapitekk, mille tüdruk oma nukumajast üle oli toonud. Neil olid välja kujunenud oma õhtused traditsioonid ja magamaminek pidi lõppema sellega, et Mann laulab rotile kõrva ühe enda välja mõeldud unelaulu ja teeb siis põsele musi. Juhul kui rott magama ei jäänud, siis Mann silitas teda mõnda aega, nii kaua kui ta ise ära vässis, kui rott norskama hakkas. Tavaliselt tuli uni ruttu. Aga sel korral juhtus nii, et samal ajal kui Mann hakkas rotile heatööd musi tegema, kuulis ta otse kui vanamehe hääl. See oli vaikne, kähe ja üllatavalt ilmekas. Palun natuke õrnemini, ütles see. See oli selline hääl, mida sa lihtsalt jäid kuulama. Mida võpatas Mann ja vaatas ümberring, äkki see oli päkapikk Erki, kes oli tulnud neid üle vaatama. Jah, sina, palun tee natuke õrnemaid musisid. Mul tulevad muidu verevalurid, ütles vanamehe hääl, aga kõnelejat ennast ei kusagil. Mann oli segaduses. Halloo, sina seal, hüüdis hääl ja alles siis nägi tüdruk tema poole pöördunud. Vanamehe hääl tuli otse roosa roti suust ja see loom vaatas talle otse joones silma sisse. Aga kuidas sai see roosa rott olla? Rotid ju ei räägi, nii mõtles Mann. Ja teine soov on mul ka, kui tohib, ütles rott. Palun pane tekk mulle ainult jalgade peale, praegu on kõrini. Mida? Ei osanud tüdruk muud öelda. Ma ütlesin, palun pane tekk mulle jalgade peale. Rääkis rott temaga nüüd aeglaselt, justkui oleks tüdrukul kuulmisega probleeme. Mul on selline paha komme, et hakkan muidu üle kere pigistama, kui tekki nii palju on. Palun pane see ainult jalgade peale.